mina olen Liina Käär ja tutvustan teile järgnevalt giiditöö käsiraamatut Põhimõtted ja soovitused. Tegemist on värskendatud versiooniga 2021. aastal koostatud giidide juhendmaterjalist, mis siis valmis Visit Estonia tellimusel ja kus eesmärgiks oli jagada juhiseid ja ideid giididele sellest, kuidas paremini oma ekskursiooni ette valmistada, planeerida ja siis ka läbi viia. Käesolevas värskendatud versioonis on fookus siis erinevatel sotsiaalsetel sihtgruppidel, sest ajaga muutuvad ootused turismis, külaliste ootused muutuvad ja ka arusaamad sellest, et milline mm, see ekskursioon olema peaks ja kuna külaliste mitmekesisus on aja jooksul kasvanud, siis tekkis ka vajadus olemasolevat juhendmaterjali täiendada nõuannete, juhistega, kuidas teha tööd erivajadustega inimestega, erinevate teiste sotsiaalsete sihtgruppidega nagu noored, eakad, vippkülalised, teisest kultuuriruumist pärit külalised ja nõnda edasi. Ehk siis käesolev giiditöö käsiraamat on värskendus juba varasemale juhendmaterjalile. Käesolev käsiraamat on siis valminud koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ja tegevgiididega, kes on saanud nii-öelda sellele täiendusele anda omapoolset tagasiside, mis on aidanud siis valmida sellel käesoleva aasta versioonil. Tegemist on käsiraamatuga, mida on toetanud Interregi Eesti-Läti programm, projekti Forest and Coastal Hiking Trails Accessibility Improvement for Different Social Groups projekti raames. Ühtlasi on tegemist ka elava dokumendiga, ehk see tähendab seda, et kui giidid, kes seda käsiraamatut loevad, sellega tööd teevad, avastavad või leiavad, et seal on kohti, mida täiendada, võib-olla midagi muuta, värskendada, siis neid soovitusi saab kindlasti teha Eesti Maaturismi Ühingule, kes selle käsiraamatu nii-öelda haldajaks siis on. Aga kui me nüüd vaatame selle käsiraamatu sisu korda, et millest seal juttu tehakse, siis tegemist on väga mahuka dokumendiga, seal on natukene rohkem kui 100 lehekülge ja jaguneb 5 erinevasse peatükki, kus sissejuhatuses antakse lugejale ülevaade üldse giiditööst ja selle tähendusest, kuidas inimesed sihtkohti oma väljasõitudeks planeerivad, kuidas toimub otsustusprotsess ja kuidas mõjutab seda ka inimeste selline vajaduste hierarhia. Edasi ongi selle käsiraamatu üks olulisemaid peatükke, ehk siis räägib see käsiraamat giiditööst ja erinevatest sotsiaalsetest sihtgruppidest, et kuidas üldse klienti on võimalik rühmitada, kuidas mõjutab giiditööd külalise kultuuriline, religioosne või rahvuslik taust ja muidugi ka erinevad muud sotsiaalsed aspektid ja suur rõhk erihuviga ja eriti just erivajadustega külastajatel. Edasised peatükid käsitlevad juba ka giidi kui eriala, ekskursioone, giidi teksti seal sees, lugude jutustamist, kuidas seda ekskursiooni ette valmistada ja juba ka ekskursiooni läbiviimisega seotud aspekte. Nii et tegemist on tõesti sellise põhjaliku dokumendiga, mis on toeks ja inspiratsiooniks juba tegevatele giididele ja ka erinevate matkade läbiviijatele, aga selliseks heaks õppematerjaliks ka alustavatele giididele, kes õpivad seda
valdkonda alles siis tundma. kindlasti ei pea seda dokumenti esimesest leheküljest viimaseni sõna-sõnalt läbi lugema, vaid just otsidagi üles endale sobivad peatükid ja sealt lähtudes siis otsida inspiratsiooni, mõtteid, kuidas üht või teist aspekti oma töös siis parendada, läbi viia, arendada. Siin on nüüd väljavõte sellest käsiraamatust ehk kõrval on siis näha raamatu sisukord ja siis üks väljavõte ka käsiraamatu leheküljest, kus on juttu just ühest erivajadusest. ehk kui ma tõin eelnevalt välja, et oluline fookus on just erivajadustega inimestel ja kuidas giidina siis neid külalisi toetada, kuidas oma ekskursiooni paremini planeerida, lähtudes siis mõnest erivajadusest, siis iga erivajaduse puhul on antud selline üldine taustainfo, kui palju selle erivajadusega inimesi Eestis on ja mida see erivajadus tegelikult tähendab, millised vajadused sellega kaasneb ja millega siis giid oma töös arvestama peab. et nõnda on läbi võetud kõik erinevad erivajadused, nägemispuue, kuulmispuue, kõnepuue, liikumispuue ja ka intellektipuue, kus on siis juttu lisaks veel ka psüühikahäiretest. Ja kui me mõtleme, et miks on vaja erivajadusele eraldi tähelepanu veel pöörata, siis on vastu võetud puuetega inimeste konventsioon. Aastal 2007 on selle Eesti allkirjastanud, ratifitseerinud 2012. aastal ja see tähendab seda, et ka Eestis me peame võtma arvesse erivajadustega inimeste võimalusi osaleda teistega võrdselt avalikus elus, toodete, teenuste tarbimisel ja nii edasi. ja siia juurde ka üks mõte, et elamus on igaühe jaoks unikaalne kogemus. ehk kui me viime läbi ekskursioone, matkasid, väljasõite, siis inimeste ootus on saada elamus ja igaühe jaoks on see tõesti täiesti omaette kogemus. et ühele meeldib üks asi, teisele teine asi, aga see sõltub eelkõige sellest, et kuidas seda elamust pakutakse ja kas võetakse arvesse selle inimese sellist personaalset võimekust ja ootust. ja siin tulebki mängu selline termin nagu ligipääsetavus. ja ligipääsetava kogemuse pakkumine ongi asendamatu mõnele, aga samal ajal, kui me loome ligipääsetava teenuse, arvestades siis erinevaid erivajadusi, siis samal ajal tegelikult me toetame kõikide inimeste kogemusi. ehk kui me mõtleme kas või nägemispuude peale ja püüame seeläbi siis oma teksti ilmestada võimalikult rikkaliku sõnavaraga, andmaks läbi selle kuulmiselamuse palju infot tuuril näidatavate vaatamisväärsuste kohta, siis see tegelikult rikastab elamust ka inimese jaoks, kellel nägemisvaegust ei ole. seega ligipääsetavus on midagi sellist, mis on kasulik meile kõigile ja parandab elamuse kogemust kõikide inimeste jaoks. Nüüd seesama käsiraamat on kättesaadav MTÜ Eesti Maaturismi kodulehel, et aadress on siin slaidil olemas ja kui ma eelpool viitasin sellele, et tegemist on elava dokumendiga, kus kõik huvilised ja kõik, kes selle käsiraamatuga tööd teevad, et kui nad soovivad ettepanekuid, parandusettepanekuid, muudatusi teha, siis saab need saata Eesti maaturismile. Ja kui kellelgi tekib seoses selle käsiraamatuga küsimusi, siis olen meelsasti kõigile küsimustele ka valmis vastama. kui on küsimusi seoses selle ettekandega, siis samuti. ja lõpetuseks tahangi tänada
Eesti Maaturismi selle võimaluse eest, et sain anda panuse selle käsiraamatu täiendamisse. Tõi jõulule Eesti Puuetega Inimeste Kojale, kes selle värske versiooni väljaarendamisel aktiivselt kaasa lõid, ja kõikidele Eesti giididele, kes on aidanud seda täiendust teha. Ja loomulikult suured tänud siis ka esimese juhendmaterjali koostajatele, kes tegid suurepärast tööd, et giididel on üks praktiline tööriist, mida oma töös kasutada ja mida meie saime nüüd natukene täiendada, lähtudes siis sellest, millised on ka kaasaegse ühiskonna vajadused. aitäh!